Mul on hea meel sisse juhatada tänane esimene esineja, kes ta võiks öelda, et tegemist on Eesti netiturunduse Grand Old Maniga Hendrik Kraavi. Miks ma kasutan nii ülbet väljendit? Sellepärast, et Hendrik on olnud turunduses 20 aastat, netiturunduses 15, palun parandu, kui ma eksin, peab paika, eks. Ja tegemist on harukordselt täpse sõnaga mehega, sest tema tausta kuulub muuhulgas see, et ta kunagi kirjutas raadiojaks reklaame, kes on kas või kordki proovinud seda või siis kuulanud väga hästi tehtud, väga hea väga hästi kirjutatud raadioreklaamist, te teate, kui peen kunst see on. Nüüd Hendrik räägib meile täna sellest, milline on e-turundus strateegiast elluviimiseni, kuidas hinnata mahte, mida kaaluda enne sõnumi väljapaiskamist, kuidas seda katsetada, kuidas mõõta, kuidas ma usun, et neid kuidas küsimusi tuleb siin kaugeltki enam, või vastused nendele kuidas küsimustele tuleb kaugeltki enam, kui meil kahel käel sõrmi. Seega palun, Hendrik Kraavi. Aitäh. Tere. Ma tahaks täna rääkida sellisest praktilisemast poolest. Ehk siis mida ma sellistelt konverentsidelt ja kokkusaamistelt alati saan, on mingeid uusi teadmisi ja teine asi on see, et tuletab meelde, et Hents, tee asju õigesti. Et sa ju tead küll, aga vahel kipuvad asjad meelest ära minema. Ja ma täna keskenduksin rohkem sellele, just nimelt kuidas poolele ja rohkem protsessi koha pealt. Et selle võib-olla kokku võiks selle asja võtta niimoodi, et kuidas nagu rahulikult magada, kui kampaania on tulemas. Et mahud on planeeritud, ühtegi sellist asja ei ole kahe silma vahele jäänud. Ja kuigi te olete kõik siin väga tublid turundajad, ma loodan, et äkki ka teil on mõni selline mõte, mis on uus või mida siis tasub meelde tuletada. Nii. Kui paljud teist kampaaniate planeerimisel, andke palun käega märku, panevad hästi täpsed eesmärgid lisaks sellele, kui palju tahaks asju või teenuseid ära müüa. Päris palju, väga hea. See täpsete eesmärkide seadmine on oluline kahest aspektist. Üks on see tulevikuks tallele pandav tarkus, mis tekib järjest kampaaniaid ja turundusaktsioone tehes. Ja kui on asjad täpselt kirja pandud, saab neid ka täpselt mõõta. Ehk siis teine pool on see eesmärgistamise pool, et vaadata siis, kas pärast saab tulemusega rahul olla või tuleks midagi järgmine kord teistmoodi teha, et saada parem tulemus. Tehingute hulk ja keskmine tehingute väärtus on siis see asi, mis tavaliselt on kirja pandud alati kõigil, et kui palju tahaks nagu tulu saada selle asja pealt, selle aktsiooni pealt. Aga tehingu hind, ehk siis kui palju läheb teile maksma tegelikult üks ost või üks teenuse tellimine või üks e-maili uudiskirjaga liitumine. Külastaja hind, kui palju te peate tegelikult maksma selle eest, et üks inimene saada teie sõnumit tarbima. CTR, ma küll keskendun rohkem nagu e-maili turundusele, aga bännerite puhul ka, et peaks tegelikult panema eesmärgi, et kui hästi mu kiri töötab, mitmest saajast, kui paljud sealt edasi klikivad. Ja loomulikult siis ka avamismäär, mis on selle kõige aluseks. Et neid eesmärke on alati rohkem, neid saab sättida alati rohkem, aga põhimõte on selles, et need peaksid olema hästi täpselt kirjas. Kõige esimene asi, millest alustada. Ja kui eesmärgid on teada, siis saab planeerima hakata. Minu kogemuse järgi on kampaania mahtude planeerimine üks kõige selliseid ebamäärasemaid asju ka näiteks klientide puhul ja vahel ka meediaagentuuride puhul. Et päris täpselt ei osata öelda, et selleks maha müüa 100 asja või 100 teenust, kui mitu kirja me peaksime välja saatma või kui mitu bännerit mitmes keskkonnas, kui kaua me peaksime näitama. Aga see iseenesest on jube lihtne kunst. Selleks ei ole vaja mitte midagi muud kui Excelit, ehk siis selline kõhutunne ja kohvipaks on head asjad, aga tegelikult on selle aluseks väga lihtne arvutamine. Ja arvutuse aluseks
kui ei ole just tegemist täiesti alustava turundajaga või ettevõttega, kellel puudub igasugune e-turunduskogemus, siis on mingisugune ajalugu olemas, et varasematest kampaaniatest. Ja see on kõige parem alus. Ja kui seda ajalugu pole võtta või sisenete mingisse uude valdkonda või uude kohta, siis tasub uurida nii palju kui võimalik, mis siis selle turu, selle keskkonna, selle aktsiooni nagu keskmised näitajad on. Ja nende alusel saab, siin on üks näide e-mailidest, nende alusel saab siis planeerida tegelikult vajalikud mahud. Üldjuhul on minu kogemuse järgi Eestis on niimoodi, et selline keskmine avamismäär on 20%. See kindlasti on suurem, kui teil on hea house list olemas, ehk siis teil on omad head kliendid või sõbrad juba e-maili nimekirjas olemas. Kuskile kolmandatesse osapooltesse postitamine näiteks Hoti netis või Hoti meili eesse, seal on need avamised natukene väiksemad ja sõltub muidugi sõnumist ja sõltub ka valdkonnast, et need valdkonnid väga erinevalt kõiguvad. Jämedalt võttes on see umbes 20%. Sealt edasi umbes 20% inimesi loevad teie sõnumi niimoodi läbi ja innustuvad sellest sedavõrd, et nad tahavad täpsemalt vaadata, ehk siis klikivad edasi. Ja nüüd üks selline keskmine maandumislehe conversion rate umbes on, ehk siis kui mitu lehele tulijatest reaalse ostu sooritab, on jämedalt võttes 5%. Jällegi, kui te müüte mingisuguseid linktraktoreid, siis tõenäoliselt on see väiksem. Aga kui te müüte mingit väikest ja odavat asja, siis see võib olla suurem. Ja nüüd selle mahu arvutamiseks on vaja see lehter lihtsalt teisipidi keerata. Kui te teate, mitu asja või teenust te tahate ära müüa, siis te hakkate teisipidi arvutama. Ja niimoodi on võimalik need mahud üsna täpselt ära planeerida. Ehk siis te tegelikult saate teada, kui kaua te peate kampaaniat tegema, mitu kontakti teil vaja on ja loomulikult saate te küsida, et palju see siis kõik maksma läheb. Üsna lihtne asi. Siin on mõned andmed, mõned Eestist, mõned väljastpoolt, et mis on võib-olla aluseks, kui te hiljem tahate midagi planeerima hakata. Siin maandumislehe conversion rate'i juures, et ostu puhul on see väiksem, kui inimene peab kohe raha välja käima, siis ta loomulikult natukene rohkem kaalub ja võib-olla ei usalda netti ka, eriti siin Eestis. Aga kui te tahate kedagi liituma saada mingisuguse uudiskirjaga või midagi, mis otsest rahalist kohustust kaasa ei too, siis selline 25-30% on selline mõistlik asi, millega võiks arvestada. Keskmine kliki hind Facebookis Eesti põhjal on praegu siis 0,16 eurosenti. Kui teete paremini, siis olete hästi tublid. Kui teete kehvemini, siis peate mõtlema, et kas nagu pingutada rohkem. Ja keskmine bänneriklikki hind umbes 0,3 eurot, et sellega te saate osta näiteks bänneriklikki kuskilt võrkudest. Aga seda Eesti keskmist reklaamivõrgustike bänneriklikki hinda olen mina kasutanud juba nii kaua, kuni need võrgustikud olemas on, mis annab turu sellisest optimumist üsna hea indikatsiooni. Võib natukene allapoole kaubelda, aga see on selline asi, millega ma olen aastaid umbes arvestanud, kui ma ka tellin bännereid näiteks netist, Hotist või kuskilt mujalt, siis kui ma teen alla selle, siis on kehvasti. Paljud teist kõik oma kampaania urlid Google World Builderi linkidega ära märgistavad. Okei. Kes ei tea, mis see on? Okei. Põhimõtteliselt on tegemist sellise võimalusega, kus sa saad panna ühe lihtsa veebitööriistaga, kui te guugeldate Google World Builder, siis te leiate selle üles. Saate panna linkidele külge teatud parameetreid. Kampaania nimi, kas tegemist on bänner või e-mailiga ja nii edasi. Ja kui te pärast Google Analyticsi tarkvara kasutate, siis selle alusel on siis võimalik väga täpselt näha, mida siis kampaania täpselt tegi. Ehk siis kõik conversion rate'id, külastajate arvud, kui te olete ära seadistanud eesmärgid ehk goal'id, on võimalik vaadata siis selle sisse tulevate liikluse allikate võtmes. Ja te näete näiteks, kui te teete e-maili kampaaniat oma listile ja teete näiteks Hoti listi, siis kumb paremini töötab? Kummast tuli rohkem tellimusi? Milline on ühe tellimuse hind? See on asi, mis tasub endal alati juurutada sisse, sest sealt tuleb tegelikult see teadmine, mida te saate hiljem kasutada uute kampaaniate tegemiseks ja planeerimiseks. Kõik lingid, kõik kuhu saab klõpsata, peaksid olema Google
Google'i URL-idega tähistatud. Kui te kasutate mõnda muud analüüsitarkvara, näiteks Snoopit või veel midagi, siis Google'i lingid töötavad reeglina ka neis, kuna need on lihtsalt ühed dünaamilised parameetrid, aga võite vaadata ka, et kuidas tähistada seal oma tarkvara nõuetele vastavat lingid ära. Ja mida ei tasu ära unustada? Kui te teete mingisuguse kampaania, siis peaaegu alati tõstab see huvi ka teie kodulehe vastu. Kõik inimesed ei reageeri otseselt sellele sõnumile, ei kliki meili, ei kliki bännerit, aga neile jääb meelde ja nad hakkavad pärast guugeldama või siis lähevad otse teie lehele ja seetõttu tasub ka oma meedia, ehk siis kui inimene tuleb teie avalehele näiteks, kui seal on teie kampaania bänner, tasub sinna ka lingid külge panna, sest sellega saate samamoodi kampaania mõju hinnata. Ja üks asi on see, et need lingid võib küll ära seadistada, aga nad tasub alati ära testida. Ehk siis kas nad reaalselt töötavad, et kas teile sinna analüütika tarkvarasse need klikid tulevad, kas need on sellised, nagu te tahtsite ja sest kui kampaania käima läheb, siis on hilja. Et siis selle tegemisest enam midagi kasu ei ole. Nüüd üks hästi oluline asi, mida ma pean ka endale tihti meelde tuletama, on, et testida tuleb. Ja testimisest tuleb natuke pikemalt juttu, sest testimine on nii pagana oluline ja võimaldab nii palju paremaid tulemusi saavutada. Ja jäetakse nii tohutult tihti vahele, sellepärast, et kampaaniatega on reeglina kiire ja see tähendab ka lisasebimist. Ma vaatasin e-consultancy uuringutest, kus on küsitletud sadu ja sadu Põhja-Ameerika ja Inglise kliente ja agentuure. Ja nende jaoks oli nüüd, see oli vist mingi selle aasta alguse raport, oli testimine kõige olulisem ja kõige kõrgemalt hinnatud e-kommertsi tulemuste parandamise meetod. Ehk siis kõik muud paremad kopid ja ekspertide arvamused ja kõik muu on kuke pea võrreldes sellega, ka parem targeting. Sest nad on jõudnud nii kaugele juba, et nad teevad kõiki asju jube hästi ja saab ainult nagu seebiselt paremaks minna. See on hästi oluline. Üks hästi lihtne test on 5 sekundi test, millega saab väga kiiresti, kohutavalt odavalt kätte päris kõva tulemuse selle kohta, kas on vaja midagi paremaks teha või mitte. Test ise on jube lihtne, kas teil on e-kiri, on see bänner, kõige parem veel kui maandumisleht ja siis te annate selle kellelegi 5 sekundiks ette. Lihtsalt ütlete, et vaata. Ja pärast 5 sekundit võtate pildi eest ära ja küsite lahtisi küsimusi. Näiteks, et mida pakuti? Mis teha oli vaja? Kuidas tundus? Ja sellega te saate kätte suuremad vead, suuremad apsud, mis teil seal sees on. Me oleme hea kolleegi Raimoga teinud mõnele e-kirjale 5 sekundi testi, mis ei ole küll meie omad olnud, et mitte saada teada kurba tõde, aga päris palju on sellised asju, et absoluutselt ei saa aru, et 5 sekundiga ei jõua nagu eriti midagi läbigi lugeda. Ja mõelda seda, et me, nagu see info tarbimine järjest rohkem killustab, inimestel on järjest kiirem, sõnumid lähevad kogu aeg lühemaks, et siis see hästi kiire asja oa edasi andmine on tegelikult e-turunduses üks kriitilisemaid asju. Kõike saab testida, e-kirja, bännerit, maandumislehte. Tehniline testimine. On juhtunud endalgi seda, et kiri läheb välja ja näiteks Gmailis ei tule läbi või ei ava mingisuguse meilitarkvaraga. Ja õnnetus on küllaltki suur, näiteks kui ikkagi Hoti postkastis ostate Hoti reklaami ja Hoti postkast teile seda ei näita ja kogemata unustatakse sealt poolt ka testimata, see on raha raisus. Ja spämmitest tasub ka ära teha, et kui te ei ole kindlad, enamus näiteks Mailbow pakub seda võimalust ise ka, et nad vaatavad ise selle üle, aga tasub alati kergelt üle kontrollida, et kas teie adressaadid selle kätte saavad või viskab spämmifilter selle kirja prügikasti. Need on sellised 2 asja, mida kindlasti tehniliselt peaks testima enne, kui te kirja välja saada. Ja nüüd asi, mida ma tõepoolest soovitan teha, mis ongi see kõige ajamahukam, need 2 asja on väga lihtsad, mis enne olid. Ajamahukam ja ka keerukam nõuab planeerimist ja vahel
vahel on aega vähe ja nii edasi, aga alati tasub teha seda, et teete väikese postituse, väikese ühepäevase bännerikampaania ühes keskkonnas, teete enne ära, enne kui te seda suurt punast nuppu vajutate, et nüüd läheb nagu kogu kampaaniaks planeeritud raha laivi. Mul on õnn olla partneriks paarile kliendile, kes seda südamerahuga teevad ja kes on nii palju näinud seda, et see kogemus nagu alati paraneb, see tulemus alati paraneb. Kõik oleme professionaalid, aga see reality check või see tõega kokkupuude tekib ikkagi ainult siis, kui päriselt on näha, et kuidas asi töötab. Kui teil on 10 000 postituslist näiteks, siis tehke 1000 ära. Võite 500 teha, aga alla ei ole enam väga mõtet, kuna statistiliselt näitajad ei jookse nagu väga õigesti, veaprotsent läheb suureks. Ja see kasu on üsna suur, kui te seda lehtrit enne mäletate, siis see 20%, et kui te selles ühes 20% kõige esimeses 5% tulemust parandate, mis ei ole nagu nii väga suur, siis te saate 20% rohkem raha. Minu arust on hea diil, et ma hea meelega nagu investeeriks umbes sellise tootlikkusega ükskõik kuhu ja ükskõik kui palju. Tehke alati. Aega läheb näiteks meili puhul kuskil nädala rohkem. Saadate samal päeval, kus te tahate saata, näiteks tahate saata teisipäeval kell 12 kirja, siis saatke teisipäeval kell 12. 2-3 päevaga on teil, ütleme 3 päevaga on teil pilt ees, kuidas kampaania töötas. Saate selle läbi analüüsida, jõuate 1 päevaga teha mingisugused muudatused ja lasta juba parema kampaania laivi. Hästi oluline asi. Ja nüüd mõned sellised kontrollnimekirja või checklisti asjad, millele tasub alati tähelepanu pöörata, et kas need asjad on tehtud, kas need asjad on niimoodi. Mina vahel kasutan ja vahel ei kasuta, tuleb tõele au anda. Aga selline nimekiri on olemas, millega kontrollida üle kõik asjad, mida sa teed. E-kirja puhul, nagu üldse kommunikatsioonis, kõige tähtsam asi on selge jutt. Ja see on asi, mida ma näen, ma nimelt nagu kogun roosast elevandist ja ka teistest erinevatest kohtadest kokku kõik võimalikku spämmi, et olla kursis turul toimuvaga, kus eksitakse kõige rohkem. On pool A4 ei tea kust algavat teksti, mõni suur pilt, mis on lihtsalt ilus, aga ei illustreeri pakkumist. Need on peamised asjad, mille pärast läbi kukutakse. See selge jutt on nii teemareas, kuna saatjate tõenäoliselt väga kontrollida ei saa, et saatjaks olete te reeglina ise, ehk siis teie ettevõtte. Aga see, mis pakkumine on, et see on kõige tähtsam. Siin nagu detailidesse laskuda, et kuidas asju õigesti teha, ma võiks sellest nagu pool päeva rääkida, seetõttu peab kergelt üle libisema, aga kõige olulisemad punktid. See kõige tähtsam peaks siis olema pealkirjas esimeses lõigus öeldud, kuna need on asjad, mida inimesed veel vaevuvad läbi lugema, kui nad on teie kirja lahti võtnud. Kiri ise võib olla pikk ja kui te suudate kasutaja tähelepanu hoida, siis ta võib olla ka väga pikk, aga kui teil esimeses 2 lõigus ei ole midagi olulist ära öeldud, ehk siis seda kasu, mis justkui see tarbija peaks saama, siis ei ole teie edasisest jutust küll enam mitte midagi kasu. Kirjas on olemas selged ankrud, ehk siis kui te teate, et inimesed nagu ei loe asju järjest elektroonilises meedias, vaid lasevad kõigepealt silmadega üle, ehk siis skännivad seda. Et need pidepunktid silma jaoks peavad olemas olema. Tavaliselt on see mingisugune suur hüüdlause, kindlasti mingi call to action nupp või üleskutse, mingi pilt, vahepealkirjad, mida pikem tekst, seda rohkem ankruid. Mu üks lemmiknäide on kunagine Äripäeva kiri, mida ma kahjuks ei saanud enam kätte, kuna pildid on nende serverist läinud, kui sa nüüd kas sa tahad tellida endale Äripäeva, ma ei tea, 3 kuuks selle hinna eest. All oli 2 suurt nuppu. Jah, ei. Kuigi ei lubata nagu midagi, on see selles mõttes nagu oma lühiduselt ja konkreetsuselt e-kirja muster näidis minu jaoks. Kui vajutada jah, siis sai tellima minna, kui oli ei, aga telli siis uudiskiri, et ära siis Äripäeva telli, oli selle kirja ülesehitlus. Ja töötas jube hästi muuseas, sest see oli nii lollakalt lihtne. Et uudiskirjadega liitumine, mis oligi eesmärk number 2, läks väga kõrgeks.
Üleskutse on selge, suur ja kõrgel. Kõrgel tähendab seda, et inimesed loevad väga sageli eelvaatepaanist oma kirja. Ja kui teil see call to action on kuskil seal kirja lõpus ja all, ta kohe ei ole nagu näha, et siis on paha. Ja kui see on üleval pool, siis on hea. Sest et kohe on näha, mis ma tegema pean. Jah, ma tahan seda asja osta, ma sain aru juba. Ma tahan vajutada kuhugi. Link veebiversioonile. Väga paljud inimesed kasutavad veebiversiooni. Meil ühe kampaania puhul umbes 50% inimestest millegi pärast klõpsasid linki vaata veebiversiooni. Mina löön ka osasid, näiteks Best Marketingi uudiskirja millegi pärast, kuna uudiskirja lugemine meiliaknast on natukene viletsavõit, siis ma lähen vaatan veebi, kus ma saan selle palju pikemalt ette. Paljud teevad seda, seetõttu on see oluline, et see ei ole nagu nii väga väike asi, mida tasub nagu ära panna, kuna see rikub kujundust. Et üks oluline reegel on see, et kui sa ei taha nagu midagi näidata, siis ära tee teda väikseks, vaid viska üldse minema. Et peaks olema suur ja opt-out link, ehk siis kust inimene saab välja registreerida, peab olema. Ma ei tea, kui palju see mõjutab Eestis ja minu kogemuse järgi sellist opt-out on 1–3% mingisuguse natukene spämmima postituse puhul. Aga ta lihtsalt peab olema, sest nii on ilus ja seadus nõuab. Üks näide heast e-kirjast. Ettevõtted, kes väga head veebiturundust teeb. Pakkumine. Kohutavalt selge. Väga lihtne. Siin võib küll vaielda selle üle, et kas peab nii pildiline kõik olema, aga minu arvates siin see töötab jube hästi. Suur call to action. Mingi sekundaarne värk. Veel midagi. Aga messi pakkumised, kõik teavad, et Tuurestil on head pakkumised. Lihtne, konkreetne, visuaalselt hästi haaratav, kohutavalt hästi tehtud. Ma algu näiteid ei too siia. Tehke ka niimoodi. Siis saate õnnelikuks. Näiteks Äripäeva kirjastus saadab, võib-olla nad on testinud ja see töötab, aga saadab kuskil pool A4 tavalises mingis Arial 12 suurusega halli teksti. Kui ei ole väga catchy teema rida, siis tõepoolest ei viitsi sealt seda uba välja lugeda. Maandumisleht. Kui te teete bänneri kampaania või kui te teete e-maili kampaania, siis tehke kindlasti alati selle jaoks eraldi leht, kuhu see külastaja maandatakse. Asi, mille vastu Eestis e-turunduses eksitakse 50% juhtudest. Mul on üks case, kus ma ei teinud maandumislehte ja see on ajakiri Imeline teadus, kus see meedia ise ongi maandumisleht. Ta ise pakub väärtust. Sa saad seda asja sealt tarbida ja otsustada, kas sa tahad või ei taha. Ja me oleme päris mitu aastat neile kampaaniat teinud nüüd. Ja päris mitu on olnud. Ja kasutanud mõlemat varianti, maandumislehega ja ilma. Ja ilma töötas sama hästi kui koos maandumislehega. Mis tõttu me tõmbasime kulud kokku, aga muudel juhtudel minu praktikas pole olnud mitte ühtegi juhtumit, kus ma ei näeks vajadust teha maandumislehte. Maandumislehe peamine väärtus on selles, et see pakkumine on fookuses. Ja sealt tuleb nagu kõik muu ära võtta, mis selle pakkumisega kokku ei puutu otseselt. Üsna tüüpiline on see, et maandumisleht tehakse ettevõtte lehe sisse, kus kõik ettevõtte menüüd on alles. Iga klikk selles kampaanias, mis ei vii inimest ostu poole või tellimuse poole, on raisatud klikk. Kõik lingid, mis te sinna panete, kust saab ära minna, on sellised torud, mis viivad teilt raha välja. Seetõttu on vaja maandumisleht teha. Nagu ikka, selge fookuses olev pakkumine. Seda peab nagu kogu aeg mõtlema, seda saab testida 5 sekundi testiga kõige parem. Annate sõbrale ette, ütlete nii, mida pakuti. Kui ta kohe 5 sekundiga aru ei saa, siis ei ole fookuses ja ei ole selge. Üleskutse on selge nähtav ja top-foldis. Top-fold on see osa ekraanist, mida ilma kerimata näha. Ja üleskutsed tuleks kõik sinna sisse panna. Me teame tänapäeval, et inimesed kerivad nagu täitsa mõnuga. Aga kui raha on mängus, siis uskuge mind, pikaajalise kogemuse pealt on näha, et kui see on kohe näha, see nupp, siis tuleb rohkem raha majja. Kontaktid peaksid olemas olema.
Ehk siis see usalduse ehitamine on küllaltki oluline. Siin, kui teil on mingisugused kasutajate review'sid, keegi kiidab teid, te olete saanud kuskilt kuldmedali või ma ei tea, te olete kuskil mingisuguses foorumis saanud 5 tärni millegi eest, siis kõik see tuleks sinna panna, mis seda usaldust pakkuja vastu tõstab. Isegi kui te olete mingi kõige tuntum ettevõte, et kui mingi Elion või EMT teeb maandamislehe, siis ka seal võiks olla, et see telefon on saanud rahvusvahelise auhinna või et meie oleme, ma ei tea, kõige. Ja pakkuja identiteet peab selge olema, ehk siis inimesel peab olema selge, kellega ta äri hakkab tegema, et see tõstab ka seda conversion rate. Et väga anonüümselt tundmatu firma teeb hea pakkumise. Keegi ehitas mingi uue spa kuhugi. Brändi ei ole. Siis tegelikult peaks nagu natukene tausta andma, kes me oleme ja mis me teeme. Väike näide. See on nüüd käimasolev kampaania, kui kellelgi veel ei ole imelist teadust, siis palun tellige. Natuke tekstirohke on, aga me oleme, ütleme, oma 5 kampaaniaga juba kogemusi omandanud, mis töötab, mis ei tööta. Hästi selge pakkumine. Identiteediblokk. Kes me oleme? Ja toode on ütleme, siin kangelane on pakkumine, aga toode tahab ka ikkagi olla alati korralikult pildis. Selged call to action, mis on ekraanilt ülevalt näha. Et sa saad selle huvi ära realiseerida. Ja natukene ka sisu või tausta, mida ütleme, disaini mõttes siia tegelikult ei oleks otsa kui vaja panna, aga meie kogemus turunduskampaaniatega on näidanud, et kui sisu on avatud, et mis järgmises numbris tulemas on, et siis see töötab paremini. Testimise küsimus, kust me teame, testisime. Nüüd on veel 3. osapool seal, see veebileht. Tavaliselt on see maandumisleht ikkagi kuhugi serverisse majutatud ja reeglina on ikkagi e-turundajal mingisugune veebileht olemas. Veebilehega, nagu ma ütlesin, on see lugu, et kui te teete mingi hea pakkumise ja jääte inimestele silma, et siis nad võib-olla kohe ei reageeri, aga kui te tegite seda hästi, siis jääb inimestele meelde ja siis nad võib-olla tulevad hiljem tagasi. Kui nad on selle kirja ära kustutanud, siis nad guugeldavad teid või teie ettevõte on nii tuntud, et nad tulevad otse teie lehele ja seetõttu veebilehel peab olema kõik see, mis teie toodet puudutab, ka korras ja õige. Vahel läheb lihtsalt meelest ära. On uudis, et uuendasime aastal 2011 jaanuaris oma tarkvara. Et mingid sellised asjad, mis vähendavad usaldusväärsust, peaksid olema kõik kadunud lehel. Sel samal põhjusel, et inimesed võivad teie veebilehele tulla ja teie pakkumist sealt otsima hakata, peaks alati kampaania olema ka sellel ajal vähemalt, kui teil meediakampaania on ka teie enda veebilehel. Tundub nii triviaalne, aga miks ma seda räägin, et see, et ma olen päris palju näinud, et seda ei ole. Seal suurematel ettevõtetel on küll probleem, et nad peavad panema sinna parasjagu parima pakkumise või vähemalt kõige prioriteetsemasse kohta, aga enamus Eesti ettevõtteid on piisavalt väiksed ja tulevad parasjagu just ühe pakkumisega turule. Siis kui seal on sellest samast tootest kuskil ka põhjalikumalt juttu sellel kodulehel, siis see peab olema samamoodi, see pakkumine peab seal väljas olema ja see call to action, et osta mind nüüd või telli mind nüüd, peab olema seal üsna selgelt väljas, kohe. Ja viimane, üks klient hiljuti ütles, et nemad mõõdavad oma kampaaniate eduks, ta on suur ettevõte ja küllaltki hästi jõulise e-turundusega, et kui nende server maha hakkab kukkuma. Et põhimõtteliselt, kui te teete ühe väga suure aktsiooni ja te endal on küllaltki väike ettevõte ja veebimajutus on selline tavapärasele külastusele optimeeritud, siis teil võib saada nii-öelda limiit otsa. Et tuleb nii palju inimesi teie lehele, et veebileht kipub maha kukkuma. Ja see tasub alati üle kontrollida, et kui te olete arvutanud välja, kui palju inimesi te arvate näiteks, et 3 päeva jooksul teie lehele tuleb, siis te peaksite selle üle kontrollima, kes veebileht peab vastu, juhul kui te ei ole nii massiivseid kampaaniaid teinud. Siin on veebilehe näide, kus imelise teaduse enda sisu on allpool, aga see sama pakkumine ja call to action tellimiseks on toodud kõikidele lehtedele ka kesksele kohale. Kuna see veebileht osaliselt ise ongi toode. Et midagi sellist peaks nagu tegema, et inimesed, kes ringiga tulevad, mitte otse teie pakkumisest, saaksid ka teile raha hästi mõnusasti ära anda.
kui te nüüd Google'i urlid olete külge pannud, siis te saate kõike seda mõõta, mis te alguses eesmärgistate. Te saate teada, palju külastajaid tuleb ühest meediast, palju teisest meediast, kui palju nad ostavad, kaua nad lehel viibivad, mis iganes eesmärgite kampaania olete pannud. Kas, kui hästi töötab e-kiri ühes keskkonnas, kui hästi teises keskkonnas. Ja kui nüüd sama asja teha mitu korda, siis tekib see väärtus. Et no, minu jaoks on see olnud umbes niimoodi, et kuskil 3. kampaaniast samasse segmenti umbes sarnasest kampaaniast sarnasele teenusele tootele hakkab tasapisi tekkima seda teadmist, et kui sa hakkad järgmist kampaaniat planeerima, vaatad eelmiste tulemusi, ütled, ahah, siin oli liiga kallis kontaktsus, siit tuli külastajaid küll, aga nad ei ostnud jälle midagi. Ehk siis, et oli jällegi üsna tulutu koht ja saate meedia ümber planeerida. Samamoodi sõnumitega, et imelise teaduse puhul me oleme teinud kirju, mis loosivad auhindu, me oleme rääkinud ainult sisust, me oleme ka trikitanud, ehk siis toonud välja mingi uudise pealkirja, mis oli näiteks päikesega on midagi lahti, kus no me lihtsalt proovisime ja saime muidugi vastu näppe, nagu tavaliselt trikitamisega saab, et avati küll tohutult palju, aga ei klikitud edasi. Ja niimoodi proovides, kui te kogu aeg mõõdate, teie andmed on võrreldavad, saate te jube targaks. Ja te teate päris hästi, te saate näiteks meediaagentuurile öelda, et armsad sõbrad, et see ei ole kõige parem pakkumine. Ja te saate sõnumite disainimisel öelda, et seda tüüpi sõnum töötab või ei tööta. Ja see on see peamine väärtus, see järjepidevus mõõtmisel, mis teeb iga turundaja targaks. Sest ega keegi teile nii väga hästi ütlema ei tule mingi konkurent, et kuidas temal läks täpselt sellise sõnumiga. Te peate selle teadmise ise kogu. Ja et see rahulikult magamise teema on siis umbes kokkuvõtteks selline, et kui te kõik algab selgetest eesmärkidest, et kui te need paika panete, siis on teil esimene samm tehtud selleks, et kampaania hakkaks kulgema ladusalt. Võib-olla ühe asja ma unustasin veel öelda, et varuge aega. Varuge aega, et kui asjad kipuvad viimasele minutile jääma, siis te ei saa neid õigesti teha. Siis kui te nüüd teate, mida te täpselt tahate, siis te saate selle tagurpidi lehtriga, ehk siis niipidi saate välja arvutada selle, et ma tahan, et müüdaks 100 asja, nüüd ma pean planeerima kampaania mahu nii suure. Testimisega saate te parandada seda, te saate teada, kuidas teil minema hakkab eeltestimisega. Ja sellise 5 sekundi testiga saate te teada kõige suuremad vead välja võtta, te saate olla üsna kindlad, kuidas teil kampaania minema hakkab ja vajadusel teha parandusi. Ja kui te olete kõiki asju mõõtnud, siis te saate tulevikuks planeerimisfaasis nii palju targimaid otsuseid teha ja see planeerimine läheb teil palju kiiremini, et teie enda töö läheb jube lihtsaks ja tulemused lähevad hästi heaks. Aitäh! Suur tänu Hendrikule ja nüüd on hea võimalus, meil on siin veidi üle 10 minuti aega, et pommitada teda nii paljude küsimustega kui vähegi võimalik. Ja palun viibake, kui teil on küsimus, siis me saame mikrofoniga teie juurde joosta. Küsimus oli see, et Hendriku ettekannet ei olnud siin materjalide vahel, kas seda kuidagi tulevikus saab? Saab. Ma ise rääkisin teile küll väga põhjalikult planeerimisest, aga ma rääkisin kampaania planeerimisest. Sain ettekande nii valmis, et ma kahjuks ei jõudnud eile seda, aga ettekande saab. Milliseid küsimusi veel? Ja seal taga on küsimus. Tere, Hendrik. Ilmar Metsmaja firma ESE siinpool. Mul tekkis küsimus nende kontrollnimekirjade kohta. Me rääkisime ilmselt siin rohkem kampaaniatest, aga kui on selline insenertehniline valdkond nagu meil, me kaupleme laovarustusega, see ei ole väga selline emotsiooni ost, et teeme kampaania ja siis on väga selge soov meil maha müüa näiteks üks riiulitala on ja
et sellega ei ole mitte kellegi midagi teha. Et meie turunduse eesmärk on selline hariv uudiskiri pigem. Aga siin ei ole võimalik selget viidet kampaaniale ju sugugi teha, sest et selge viide on see veebileht ise, kus on need asjad nagu lahti kirjutatud. See ei olnud küll küsimus iseenesest, aga see oli, ma saan aru, et sa rääkisid rohkem kampaaniatest, mitte nagu pikemaajalisest sellisest kivi tilgutamisest, et auk tekiks. Aga seal põhimõtteliselt kehtivad samad põhimõtted kõik. Ehk siis ega uudiskiri on e-kiri nagu iga teinegi. Et kui me räägime nagu tehnilisest vaatevinklist, et siis kõik need, kui teil on välja töötatud kõik põhjad, et siis nagu testida võib-olla nii väga ei ole vaja, aga see, et räägiksite asjast, oleksite kasulik, struktureeriksite hästi, see kõik on vajalik. Siis ka see, et inimene ikkagi sinna infosse nagu laiali ära ei hajuks, ma soovitan ka uudiskirja tegelikult nagu veebis täismahus artiklid kõik kokku panna. Ja arvamusliidri positsiooni võtmine on, ma ei läinud täna sisusse, sest sisu on igal ühel nii unikaalne, et arvamusliidri positsiooni võtmine on alati keerukas, aga see, et tuleks selgelt rääkida ja asju struktureerida ja mitte panna uudiskirja pealkirjaks näiteks ettevõtte X uudiskiri number 325, et need tõed ikkagi kõik kehtivad. Jah, suur tänu. Millised küsimusi veel? Ja hommikust, Hendrik. Erki Aademist. Sa räägid palju nagu asjast, et varuga aega. Selleks, et saaks hea uudiskiri, saaks hästi testida kõike. Kas sa oskad nagu veidi detailsemalt mingeid ajamääranguid nagu ka öelda, et inimestel oleks aru saama, et kaua ma nüüd seda aega ette peaks planeerima? Kaua testimisel umbes läheb, kaua agentuur mingit kujundust teeb, et mis need mingisugused umbmäärased ajaühikud võiks olla? Jaa, nüüd paned mind raskesse olukorda. Et tahaks öelda, agentuurile andke hästi palju aega, et siis saate parema tulemuse. Et üks e-kirja kampaania ettevalmistusest või planeerima hakkamisest välja saatmiseni, kuu aega umbes võiks olla. Et esimese nädalaga peaks olema strateegia, sõnum, asjad selged, teise nädalaga kujundus, 3. testite, 4. saadate. Umbes niimoodi. Kas see sõltub ka kampaania suurusest? Ta sõltub sellest, et kui mitmesse meediasse minna või et kas sõnum on väga mitmeetapiline. Aga kas saata miljonile inimesele kiri või näidata bännerit 3 miljonit korda või saata 100 inimesele kiri. 100 inimese puhul muidugi testimist ei ole. Et need elemendid on kõik tegelikult samad. Et selles mõttes väga palju aega ei lähe. Rohkem. Milliseid küsimusi veel? Tere, Kerli, olen Kaabe Pruunpaldikust. Tahtsin küsida, kas ennem just ütlesid, et uudiskiri lihtsalt, ütleme, ettevõtte uudiskiri, number see ja see ei tööta? Kas alati peaks trikitama pealkirjaga? Ei pea trikitama, aga uudiskirja sees on kindlasti alati midagi märkimisväärset, kõige parem lugu. Ehk tegelikult ikkagi, kui ma ütlen näiteks, ma ei tea, stiilis Peugeot uudiskiri, siis ma võiksin sinna panna ka kõige parema uudise, mingisuguse viite sellele. Jah, sest see uudiskiri mingil määral ka, ta läheb nagu tapeediks, et kui te paar korda ei ole näinud või ütleme läbi lugenud seda uudiskirja või tundub, põhimõtteliselt lugeja ei pööra enam nii palju tähelepanu sellele, aga ei olegi ennast nagu välja opt-outinud, et siis te ei saagi seda tähelepanu enam kunagi. Kui te ütlete nüüd uudiskirjas, et nüüd on Peugeotel soodusmüük või ma ei tea, või tuli uus partii eriti ägedaid rehve Lasnamäe tüüpidele, et siis sellega võib uuesti tähelepanu saada. Aga see mingi peamine sõnum peaks nagu alati olema, sest sama hästi võib selle juba ka välja saatnud, et see on Peugeot uudiskiri, kuna enam-vähem samal ajal tuleb ja Peugeot saadab, et ma ju tean, et see on uudiskiri. Aitäh! Milliseid küsimusi veel? Jaa. Tere, Hugo Toll firmast Geosoft. Tahtsin küsida, et see 5 sekundi test, et kas on mõistlik testida nii-öelda kolleegi peal või hea kliendi peal või tuttava kliendi peal näiteks? Testige nii palju, kui saate, kes nagu nõus on. Et 4-5 inimest annab nagu parema pildi kui üks inimene. Mida laiem spekter on,
keegi on noorem, keegi on vanem, keegi on klient, keegi on ülemus. Siis on parem, läheb nagu see pilt tasakaalustatumaks natuke. Saate rohkem ideid. Alati tasub selle 5 sekundi testil küsida, et no, mida pakuti või kuidas meeldis või seda, kas oli ilus või mis emotsiooni tekitas, sellele küsimusele järgi ka, et mida sa teeksid, et asja paremaks teha. Nii saab sellist kvalitatiivset head tagasisidet, et muidu tuleb see kõik oma peaga välja mõelda, aga võib-olla keegi paneb nii hea idee, et lähebki paremaks kohe. Aitäh. Jah, milliseid küsimusi veel? Tere, Tauno Mäesepp, Megafort OÜ. Küsiks natukene konkreetsemalt toodud näite kohta, imelise teadvusest rääkisid, et testisite erinevaid uudiskirju, nii ja naa, trikitasite, olite asjalikum, et esimene küsimus on siis, et milline see periood oli, mille vältel te nii-öelda proovisite neid erinevaid variante ja kui suur oli sihtgrupp arvuliselt, orienteeruvalt? Sihtgrupp orienteeruvalt olid enamus Eesti inimesi, kellel on kontod nendes avalikes listides, ehk siis seal on kattuvusi ka, aga suurusjärk mingisugune 400 000 umbes. Ja perioodid on olnud sellised, et 2 korda sügisel, 2 korda kevadel, 1 korda veel sügisel, ehk siis 5 erinevat sõnumit, millest 3 on ka eeltestitud, ehk siis me tegime 2 erinevat lähenemist, saatsime testgrupile, jätsime parema, saatsime välja, järgmine kord samamoodi. Et siis nagu tegelikult 7 testi. Jah, milliseid küsimusi veel? Jaa, Marko. Küsin kõva häälega. Mul on mikker. Marko Saue-Kõul. Sa rääkisid conversion rate'ist ennem, et missugustel toodetel või millistel ettevõtetel on see sellel kampaania lehel suurem kui 5%? Miks ma küsin on see, et ma olen väga palju kokku puutunud sellise nii-öelda nagu hea või keskmise conversion rate'iga, mis on 1%. Et kus see 5% saab olla? Ajakirjanduses on 5% olemas, siis omal ajal Elionis kampaaniat tehes õnnestus selline tulemus saada. Et kas see sõltub toote hinnast, mida müüakse? Või kindlasti sõltub. Ja näiteks B2B-s poole keerulisem. Et seal on hea, kui sa kellelegi silmagi jääd. Et seal on pigem pane suur telefoninumber ja saa see kõne. Ja see conversion rate 5%, see on selline target, mille poole püüelda, et Euroopas 5% on suhteliselt keskmine tulemus. Aga sektorist sõltub ja sõnumist sõltub enne kõik. Et sa ise tead turundajana, kui palju saab mõjutada pakkumist. Et kui teha pakkumine, et tule meiega reisile ja osta üks 10-eurone asi, et see pakkumine töötab, nii conversion rate on tegelikult siiski sageli parem kui ütleme, kui see toode või teenus ise on ka väärtuslik. Kui sa müüd mingisugust, anname sulle rahakotti ja osta 70-eurone asi. Või 40. Aga meil töötas. Ja, milliseid küsimusi veel? Jaa. Meelis, olen Tormikorist. Küsimus on, et kui arvestada seda nii-öelda kampaania mahtu, et kui palju tahaks nagu neid asju müüa, siis kumba pidi arutamine oleks täpsem, kas sinu pakutud tagurpidi lehter või siis hakata niipidi, et mis on Eesti elanikkond, palju neist on naised ja et palju neist võiks huvituda sellest tootest. Et mõlemad on nagu manna pealt ennustamine. No, tavaliselt äri käib niipidi, et kuskil on mingisugune rahaline eesmärk, mingi kasumi eesmärk ja kampaaniat tehakse selleks, et see kasumi eesmärk täis saada. Ja lähtuvalt sellest planeeritakse niimoodi, et nüüd teeme kampaania, et saada juurde 100 tellimust. Ja seetõttu nagu sellest ärist või rahast lähtumine
on alati kriitiline. Muidugi, kui äri paneb endale vale eesmärgid, siis võib, iseenesest võiks seal nagu juhatuse poole vaadata peeglisse ja mõelda, et kas see arvutus peaks olema nagu enne tehtud, et kas Eestis keegi või mingil turul keegi meie tooteid nii palju osta tahab. Aga kampaania planeerimisel ikkagi tuleb lähtuda sellest eesmärgist, mis on võetud nüüd, et selle kampaaniaga on vaja saavutada. Mis teisipidi arvutama hakkab, tuleb välja, et pole võimalik saavutada, et potentsiaalselt ei ole nii palju selles sektoris ostjaid või tellijaid, siis see tõehetk tuleb. Et soovidest tuleb lähtuda, mitte piirangutest, nii on palju mõnusam elada. Jah, suur tänu. Ja veel küsimusi? Jah. Tervist, Mark Lõumets Energiatehnikast. Et mul on selline lihtne küsimus, et kas on nende kampaaniatega selgunud ka mingi kindel päev, kus avatakse kirju rohkem, kindel nädalapäev? See on küsimus Mikule, mina nüüd nii palju e-turundust ei tee, aga varem ma lähtusin sellest ja kui, ütleme, üldistada nagu ei saa hästi ja ei saa ka öelda niimoodi, et lastele töötab paremini reede ja üle 40-aastastele suurlinna meestele töötab paremini teisipäeva pärastlõuna. Et on üsna ühtlaseks läinud. Küll nädalavahetuse sisse väga ei tasu mingisuguseid asjalikke asju nagu väga planeerida, samas oleme kasutanud reedet üsna palju, et kui on selline meelelahutuslikuma sisuga toode või teenus või kui on asi selline, kus inimesel oleks vaja see planeerida mingi minek kuhugi oma osturingi sisse näiteks, et ma käin laupäeviti alati perele süüa ostmas Selveris, et siis Selveriks mulle saata reedel, et ma panen kõrva taha endale selle asja, et ma jälle lähen homme ostan. Aga tasub katsetada ise, mis kõige paremini töötab ja nagu omas sektoris, oma enda klientide peal, omast kogemusest, näiteks kui tegemist on uudiskirjaga, kampaaniatega on keerulisem seda teha, et siis pigem hommikul, ehk siis, et kiri oleks nagu hommikul postkastis, kui ei ole väga suured mahud, sest saatmine võtab aega, et siis võib sihtida ka sinna, kus inimesed nagu lõunapausi ajal selle kirja saavad. Nädalavahetuses pigem mitte esmaspäev, võib-olla ei ole ka nii hea päev kui sinna nädala sisse. Aga kui klienti tunned, kuidas nad liiguvad, mida nad hingavad, et siis on võimalik seda natuke aimata. Aga rusikareeglid pigem ei ole. Hüva. Suur tänu Hendrik Kraavile. Ja mul on hea meel üle anda ka see väike meene. Aitäh.